Tonabas on maailma suurim rahuaja parvlaeva õnnetus, mis nõudis vähem kui tunniga peaaegu 4500 inimelu. See õnnetus tõstab esile tööstusharu, mis on nõudnud veel tuhandete inimeste elud. Aga kas see on vaid jäämäe tipp või lihtsalt halb õnn? Valeriana Tuma on 14-aastane. Tema tööandja kutsub teda Valeriaks. Valeria töötab Filipiinidel Taclobanis ühes peres koduabilisena. Tema isa see ei meeldi, aga perele kulub lisaraha ära. Üks töö eeliseid on see, kui pere reisib Manilasse ja nad võtavad Valeria kaasa. 1987. Aasta 20. detsembril, vaid 5 päeva enne jõule, on Valeria koos oma tööandjatega sadamas ja astub Tonabasi parvlaevale. Valeriale meeldib Manilasse minna, kuid parvlaevasõit talle ei meeldi. Seal on alati rahvarohke ja nüüd, mõned päevad enne jõule, on parvlaev tavapärasest veelgi rohkem rahvast täis. Kuigi Valeria tööandjad olid piletid broneerinud, ei tulnud neil Valeria kaasavõtmine enne viimast hetke pähe ja seetõttu pole tal piletit. Kui nad väravani jõuavad, saavad nad teada, et kõik kohad on välja müüdud. Aga piletimüüja võtab vastu väikese altkäemaksu ja lubab Valerial koos oma tööandjaga sisse pääseda. Tavaline praktika, eriti pühade ajal. Kui nad trügivad mööda sadadest inimestest, kes istuvad ja lamavad läbi käikudes, saab Valeria aru, et ainus koht istumiseks on laeva kõige tagumisel ülemisel tekil. Valeria tööandjad on ärevad, kuid nad on seda varemgi näinud. Nad ütlevad Valeriale, et jõulude ajal on laeval nii palju rahvast, et kõigile pardalolijatele ei jätku päästeveste ja seepärast on nad talle ühe ostnud. Väike hirmutunne käib tal kõhust läbi. Talle ei meeldi mõte, et tal võiks päästevesti vaja minna. Tonabas oli parvlaev, mis ehitati Jaapanis 1963 aastal. Kui see vette lasti, oli sellel reisijate mahutavus 608 inimest ning umbes 50-liikmeline meeskond. See viidi 1975 aastal Filipiinidele, kui selle uus omanik, Sulpicio Lines, hakkas seda kasutama kuni 1518 reisija vedamiseks Manila ja Cebu vahel. 1979. Aastal puhkes selle pardal tulekahju, kui laev oli teel. Õnneks jäid kõik 1164 reisijat ja meeskonnaliiget ellu, sest laev sõidutati madalasse vette, mis võimandas neil pääseda. Laev hävis tulekahjust täielikult ja kanti maha täieliku hävinguna. Sulpicio Lines esitas kindlustusnõude, ostis seejärel vraki kindlustajatelt tagasi ja ehitas selle uuesti üles. Seda tehes lisasid nad algsele 2 tekile veel 2 tekki juurde. Aga nad ei uuendanud tema stabiilsustunnistust, mis hindab, kui stabiilne laev vee peal on. Olulisem on võimalus suurendada reisijate arvu. Sulpicio Linesi lipulaevana määratakse see ümber liinile Taclobanist Manilasse, peatusega Catpalaganis, mida ta läbib 2 korda nädalas. Tonabas väljub Taclobanist hommikul kell 06.30, peatub Catpalaganis ja jätkab siis teekonda Manilasse, kuhu jõuab järgmisel hommikul kell 4.00. Valeri istub vaikselt küürusahtri tekil. Tema lähedal olev mees kergendab end üle laeva serva. Rahvast on liiga palju, et ta pääseks tualettidesse. Tonabasi kapten Eusebio Nazareno ja tema meeskond teevad kõik, et reisijatele vastu tulla. Või võib-olla isegi rohkem reisijaid peale võtta. Õnneks on ilm rahulik ja selge. Meri on meidi laineline, kuid Valerile see eriti ei loe. Peaasi, et oleks soe ja kuiv. Sellise parvlaeva nagu Tonabas jaoks on need tingimused peaaegu ideaalsed ning nii reisijad kui ka meeskond valmistuvad teekonnaks. Umbes kell 22.30 on Tonabas tablaväinas. Näiliselt eikusagilt ilmub õlitanker peaaegu otse Tonabasi ette. See põrkab tankeriga kokku metalli väändudes ja rebenedes. Tankeri naftakeemiline last sütib põlema ja voolab parvlaeva sisse. 51 meetri pikkune õlitanker Vector sõidab Batanist Masbatesse. Pardal üle 1 miljoni liitri bensiini ja naftatooteid. Seda on rentinud Caltex, mis on Chevroni ja Texaco ühisettevõte. Vectoril töötab 13-liikmeline meeskond, kuid laeva kapten ja tema esimene tüürimees ei ole oma ametikohtadele kvalifitseeritud. Praami pardal olevad reisijad ja meeskond ärkavad ehmatusega, kui paanika ja leegid haaravad mõlemad laevad. Tankeri lastist pärinevad leegid voolavad merre ja moodustavad hõljuvate leekide katla, mis levib 100 meetrite laiuseks.
Laevalt tulekahju vältimiseks hüppavad reisijad üle parda leekivasse merre. Nad peavad end läbi leekide, sööstunud laipade, musta suitsu ja haidest kubiseva vee võitlema. Laeval otsivad reisijad päästeveste, kuid need on luku taga ja kindlasti ei jätku neid. Ligi 4500 inimesele ülerahvastatud parvlaeval. Temperatuur tõuseb. Naftatankeri bensiin voolab endiselt ookeani, toites 2 laeva ümber levivat tuld. Valeri ärkab pinnapealsest unest järsult üles. Tema kõrval on mees koos oma tütrega. Ta karjub, et inimesed lahkuksid parvlaevalt. See mees on Salvador Pascal, kalur, kes on varemgi paatidel leeke näinud ja teab, kui kiiresti need võivad levida. Nüüd tunneb Valeri midagi teistsugust. Ta tunneb kergendust, et tal on päästevest ja on hirmul, et tal tuleb seda kasutada. Aga ta ei kavatse ootama jääda, et teada saada, kas leegid jõuavad laeva taha ossa. Ta näeb leeke vee peal ja ring kasvab kiiresti, nii et ta hüppab koos Salvadori ja tema tütrega üle parda. Mööduv laev näeb plahvatust ja suundub leekide poole. MS Don Claudiol kulub tund aega, et jõuda nii lähedale kui ohutult võimalik. Seejärel viskab ta laeva küljelt võrgu alla, et ellujäänud saaksid üles ronida. Tegelikult jõuab see vaid 2 miili raadiusesse põlevatest laevadest. Lähemale minek tähendaks, et laev hakkaks sõitma leekivate veelaikude sisse, mida iga mõistlik kapten väldiks, et hoida oma laev ja meeskond turvalisena. Õnneks jõuab see Dona Pazzi jahtrisse. Valeri, Salvador ja tema tütar on 3 vaid 26 inimesest, kes ellu jäid. Nad pidid üle tunni ujuma, et jääda eemale pidevalt kasvavast tulerõngast, mille põhjustas veepinnal põlev nafta. Tegelikult olid enamik ellujäänutest need, kes hüppasid Dona Pazzi jahtrist ja kellel vedas ujuda MS Don Claudio suunas. Üle 4000 inimese hukkus leekides ja uppuvates laevades. Dona Paz uppus 1500 jala sügavusel 2 tundi pärast kokkupõrget naftatankeriga Vector, mis omakorda uppus 2 tundi hiljem. Üks ellujäänu meenutab, kuidas ta üritas oma tütart päästa, kuid tütre käe nahk libises maha ja ta vajus tagasi ookeani. Laeval, mis oli registreeritud vedama 1518 inimest, oli Dona Pazil pardal 4374 inimest, kaasa arvatud meeskond. Valeri ei olnud ainus inimene, kes praamile ilma ametliku piletita peale läks. Praam oli ülekoormatud, peaaegu 3000 inimese võrra üle lubatud piiri. Filipiini rannavalve teavitamiseni kulub peaaegu 8 tundi. Seejärel kulub veel 6 tundi, et nad saaksid lähima rannavalvejaamaga ühendust. Dona Paz ja Vector on selleks ajaks juba ammu põhja vajunud. Järgnevate nädalate ja kuude jooksul on kõigi mõtetes üks küsimus. Kuidas see sai juhtuda? 2 laeva põrkuvad merel rahuliku ja selge ööga ning peaaegu 4500 inimest hukkub. Uurimine hakkab paljastama rikkumiste jada. Vectori 13-liikmelise meeskonna ja Dona Pazzi 56-liikmelise meeskonna peale oli vaid üks vahis meremees ning temagi oli kvalifitseerimata praktikant. Dona Pazzi meeskond jõi ja kindlasti ei viibinud oma tööpostidel. Kapten vaatas filmi. Mereõigus nõuab, et kogu aeg oleks vahimees. Kui meeskond oleks olnud oma tööpostidel vahis, oleksid nad lähenevat laeva märganud piisava ajavaruga, et kurssi muuta. Lõpuks pannakse süü tankeri peale, mis oli alamehitatud. Pardal olnud meeskond polnud kvalifitseeritud ja tanker tegutses ilma ülevaatustunnistuseta. Võib-olla pandi süü jõukamale naftafirmale, kellel oli rohkem raha. Aga ka parvlaev polnud süüst puhas. See oli nii ülekoormatud, et reisijad magasid koridorides ja laev kaldus ühe külje peale, kuna ülemine osa oli liiga raske. Kuigi ülekoormus polnud laeva uppumise põhjus, hukkus rohkem inimesi korruptsiooni tõttu igal kontrolli tasandil, mis võimandas laeval nii paljude reisijatega teele asuda. Kõik päästevestid olid luku taga ja laeval polnud raadiot, et suhelda teiste laevadega, mis võisid olla kokkupõrkekursil. Need tegurid suurendasid õnnetuse raskust. Kuid ainus asi, mis oleks õnnetuse täielikult ära hoidnud, oleks olnud korralik vahisüsteem, kas ühel või mõlemal laeval. Tanker ei ilmunud ju tühja koha pealt. Lihtsalt polnud kedagi vahis, kes oleks seda tulemas näinud. Minu arvates on uurimises üks suur puudujääk ja see seisneb selles, et 2 laeva tegutsevad ilma igasuguse seadusliku järelevalveta. Kui üks laev on halvasti mehitatud ja ilma loata, võiks süüdistada kaptenit.
Aga kui kaks laeva samades vetes kannatavad sama probleemi all, tuleb vaadata keskkonda, milles nad tegutsevad. Tonabas saab oma ülevaatussertifikaadi ja loa reisijaid vedada isegi siis, kui tal pole pärast 2 lisateki paigaldamist ajakohast stabiilsussertifikaati. Rannavalve, kes vastutab laevade ülevaatuse eest, et need poleks ülekoormatud, võtab altkäemaksu, et silmad kinni pigistada, eriti pühade hooajal. Suured naftafirmad nagu Chevron ja Texaco rendivad laevu, millel pole korralikke litsentse ega kvalifitseeritud meeskonda. Igas ülevaatuse etapis ametivõimud mitte ainult ei jäta oma tööd tegemata, vaid võtavad tegelikult altkäemaksu, et silmad kinni pigistada, samal ajal kui ettevõtted seavad kasumi nimel ohtu nii reisijad kui ka kauba. See kultuur lõi keskkonna, mis võimaldas 2 laeval tegutseda järelevalveta. Mis tõenäoliselt algas 1 või 2 lisareisija ülemüügiga, muutus lõpuks olukorraks, kus Tonabas oli ülekoormatud peaaegu 3 korda oma registreeritud mahutavusest. See kultuur vaatas mööda sellest, et meeskonna liikmed jõid töö ajal õlut ja ei olnud oma tööpostidel. See sama korruptsioonikultuur lubas tankeril Vector sõita koos kvalifitseerimata meeskonnaga, kes samuti ei olnud oma tööpostidel. 2015 aastal kaotas Sulpicio Lines oma reisijate veoloa. Enne seda uppus veel 3 nende laeva, mille tagajärjel hukkus veel ligi 1500 inimest. 15 aasta jooksul enne Tonabasi õnnetust toimus Filipiinide vetes 80 kokkupõrget, 177 uppumist, 53 tulekahju ja kokku hukkus laevadel 4000 inimest. Koos Tonapajiga on see üle 10 000 inimese 43 aasta jooksul. See teeb umbes 232 surmajuhtumit aastas. Aga Filipiinidel on üle 7000 saare ja nad teavad transpordiks tuginema parvlaevadele. Juba ainuüksi selle tõttu, et liigutakse merel, mitte maanteedel, peab arvestama, et merel juhtub õnnetusi. Vietnamis on umbes sama palju elanikke, kuid selle geograafiat ei iseloomusta saared nagu Filipiinidel. 2016 aastal hukkus Vietnami teedel üle 24 000 inimese vaid 1 aasta jooksul. Võrdluseks võib öelda, et teed on palju surmavamad. Tonabasi õnnetuse uurimise käigus tunnistasid rannavalve kõrgemad liikmed, et ametnikud võtavad mõnikord altkäemaksu, et silmad kinni pigistada. Nad tõid ka välja, et neil on tööjõupuudus ja puuduvad ressursid iga laeva kontrollimiseks. Valerie ei saanud kunagi ohvrite peredele pakutud $500 kompensatsiooni, sest ta polnud reisijate nimekirjas kirjas. Tal polnud piisavalt raha, et koju tagasi pöörduda ja isaga taaskohtumiseni kulus 25 aastat. Sulpicio Lines veab need reisijate asemel kaupa. Alates 2016 aastast on meretranspordi õnnetustes hukkunud 113 inimest, mis teeb sellest ühe kõige ohutuma transpordiviisi Filipiinidel. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja soovid vaadata rohkem selle kanali videoid ilma reklaamideta, siis kaalu meie Patreoni toetajaks hakkamist. Link on kirjelduses. Saad liituda tasuta või valida liikmelisuse, mille eeliste hulka kuuluvad reklaamivabad videod, varajane ligipääs ja otse küsimuste vastuste kõned. Ootan sind seal!